vaatan mõningaid minu asju isegi. No, Kopli liinid olid 80ndate lõpus ja 90ndate alguses väga populaarseks kohaks noortele kunstnikele, kuna siin olid nagu need üürid ja pinnad olid nagu kättesaadavad ja kunstnikud siin siis elasid ja see oli piiritsoon, on nüüd see, millega see lugu võib-olla võiks alata, et see oli Nõukogude Liidu lääne piir ja siin olid suured prožektorid, et näete, see on selles Poolsaare tipus on üks veel piirivalve kordoni ala ja see oli tohutu suur prožektor ja Paljassaare teises tipus oli teine. Ja õhtul ei tohtinud siia tulla selleks, et piirivalvur käis koeraga jalutas siin ja ajas ära inimesed, kes siia tulid. Ja kogu aeg prožektorid niimoodi liikusid niimoodi mööda seda ranniku äärt. Ja just see oli 80ndate lõpus ja me alustasime oma sõpradega just performance'ite tegemist ja see andis meile nagu üheks performance'iks sellist ideed, et kuidas interaktiivselt kasutada neid piirivalve prožektoreid nagu tasuta võimsat valgustust. Ja kuskil 90. aastal oli see koht nagu muutus nagu vabaks ja avatuks ja me sõbraga käisime siin tihti peale niimoodi vaatamas seda merd ja avarust tajumas ja mõtisklemas ja filosofeerimas ja unistamas. Tänapäeval on elu nii kiire ja on nagu üsna mõeldamatu, et sa tihedast päevast annad mingi 1,5 tundi ära lihtsalt käimise peale.